Meil on täna viimane reisipäev, teeme siin Bakuus veel natuke turistikaid ja õhtul lennukile. Karabah on Aserbaidžaani oma, minu vaba tõlge seinal olevale tekstile. Oleme siis pargis, mis tähistab Karabahi vabastamist ja Aserbaidžaani võitu. See on see, et püsirõu aurud tuppa ei tuleks, kui pauk käib. Smertsi pauguga pihta saanud. Teagi, mis sellest kõigest arvata. Üldiselt paksult tehnikat täis, mille vastu peaks olema ise valmis sõdima, kui mingi konflikt peaks olema. Huvitav, et venelastel on aubitsad nees on hüatsint, nagu lill ja tergi. Ja mingid tulbid on neil kuskil, jah? Tulbid on nüüd, jah, nii nagu püsirõu. Mina olen sellisega kordusõppustel toimetanud. T-30, 122 mm. Postamendi tank. Esimese sõja ajal armeenlased pistsid selle monumendi otsa, et võitu tähistada. Nüüd aserid tõid selle sealt ära ja tähistavad oma võitu. Tegelikult on siin täitsa rõhuv käia ja see on täitsa õudne koht. See park on sellest, kuidas kaks naaberrahvast on üksteist juba mitu sajandit vihanud ja tapnud lihtsalt. Külade kaupa programme teinud üksteise vastu ja sõdu pidanud ja see viha, mis nende vahel on täiesti jube. Sõbralikud ilmad meile hüvelaste kohta hüvelaste. Siin on mingid vanad naftapuurtonnid paremal. Tulime põlevat mäge vaatama. Lähemale. Sa ei jää pildile, lähemale. Kõrbad. Tehtud, jah. Võid sugu kinni või? Niigi on väljas 35 kraadi, aga ei ole. Meil hakkas külm, tulime lõkke äärde. Ma loodan, et see tee kuhugi karjääri viib. Lõppab ära. Kõnnime natuke turu peal ja hakkame koju mõned suveliidi. Человеком мы играем. А как мы раньше возьмем эти... Вам переворачиваем. Мы это так переворачиваем. Вот так. Rendiautot tagasi. See on Peking-Pariis trip, kus siis vennad 36 päevaga sõidavad Pekingist Pariisi. Selle jooksul on neil 5 vaba päeva, 2 päeva on nüüd nad siin. Ja praegu vennad vahetavad kütusefiltrid. Küsin, mis bensuga sõidavad, 92, 95, nii et põhimõtteliselt saad seda tankid igal pool. Küsin, kas öösel sõidavad, et lambid on hullud ees, mis ei, ainult päeva sõit. Ja nii lähevad. Nad tulevad siia Kasahstanist ja lähevad Kreekasse ka praamiga. Kasahstanist siia praamiga ja nii kaua Tbilisi, Istanbul, jah, Kreekasse, Kreekast Itaaliasse.
paras aeg seda reisi kuidagi kokku võtta. Räägin siin natuke teemade kaupa, mis me sellest kõigest arvame. Teed on siin üldiselt head, eriti linnade vahel. Liikluskultuur on selline Aasia tavaline, et sellist signaalitamist ja vaheletrügimist igal pool ja täiega. Taksoga sõit on siin üliodav, kütus on mega soodne, maal enamasti taksod kõik ladad, aga tegelikult on autopark meeletult varieeruv, et kõige hullematest rontidest, mõlkist rontidest kuni täiesti tundmatude Hiina luksusmarkideni välja. Miilitsat on reaalselt nagu kõik kohad täis, et meid nad otseselt kuidagi ei kiusanud või midagi ja ei oska nüüd kinnitada, kas teil sama hästi siin läheb. Räpane on kahjuks igal pool. Inimeste maja ümbrused nagu võtaks reha, tõmbaks kokku selle igalt poolt nagu ei, mitte midagi. Inimesed lihtsalt istuvad kirsipuu all nagu joovad teed. Maal on eriti näha, kuidas inimesed mitte midagi ei tee. Lihtsalt istuvad, joovad teed, mängivad doominood. Täiesti kahju on tegelikult, kõik on must ja räpane ja inimesed lihtsalt laisklevad. Söök on täiega odav. Igasugused kebaabid, töönerid maksavad 1 eur, lammas, kana, lehm. Kanaga on niimoodi, et need ei ole meie broilerid. Need on pigem sellised pisikesed, lüüakse kirvega 8 ja tuuakse lauda. Samamoodi lavashi täiega palju, lechod. Köök on üldiselt päris hea, aga nii head šašlõkki nagu on Usbekistanis või Kasahstanis, sellist päris ei saa. Õlle on umbes meie poe hinnas, aga restoranis muidugi ei ole nii kallis kui meie restoranides. Söögikohtades müüakse veel lahtist õlut, mis maksab alla 1 euro, aga selle kvaliteet on nagu päris kehv. Praktiseerivad moslemid nad kindlasti ei ole. Kuigi tervitus on ikka salam aleikum, siis tegelikult mošeesid on vähe, kutseid palvel ei kuule, taksojuhid helmeid ei näpi ja need elukombed üldiselt ei ole päris moslemi maa kombed. Keeli räägitakse üldiselt jumala kehvasti. Vene keelt natukene rohkem, aga ka valdavalt ei räägita, inglise keelt ikka nagu päris vähe. Sellise tüüpilisi vaatamisväärsusi on siin suhteliselt vähe, aga selle eest, mida vaadata, on siin küll ja küll. Seikled mööda riiki ringi, üliilus loodus. Baku, see on nagu täiesti teine teema. Siin on nagu kõike, mida tahad ja see on meie reisiseltskonna jaoks natuke igav. Meie kogemuse põhjal sarnaneb see riik tegelikult kõige rohkem Armeeniaga. See on nagu 2 venda, kes on lakkamatult täiesti tülli pööranud, aga tegelikult on jumalast sarnased. Reisida on kihvt ja meil oli siin tore, aga tõenäoliselt mina siia tagasi ei tule. Kui keegi tahab reisisoovitusi, siis mina soovitan ikka Stanne. Kasahstan, Usbekistan, Kõrgõzstan. Täna õhtul ma lähen ajan selle kurdi vuntsi maha ja lähen õhtuks lennukile ja olen kodus.